konsensus tehtud, kui Coteau on ka tegelikult oma Levadia karjäärile päris ilusa alguse teinud. Ja siit saab mängu alguse ka, Levadia peab palli mängu 8 inimest. Ehk siis on siit mõlemalt poolt kõvat show'd oodata. Allik nüüd saab selle palli siit eest uuesti kätte, mida nüüd välja mõtleb ja saab sealt läbi. Ja tuleb kasti ka ja Pärnu läheb 1-0 juhtima. Ja kas tõesti Pärnu tekitab siin ühe üllatuse veel? Ja jälle Henri Välja see mees, kes selle ära vajutab. Ja tõepoolest Pärnu läheb teist mängu järjest medali pretendendi vastu esimese 20 minuti jooksul juhtima. Ja see sama mõte, mis ma enne jagasin, et tuleb üks. Kas proovib ise? Proovib, aga Nõmm on seal vastas. Pedro hakkab selle palli kasti, seal on Roosnup olemas, aga seal on Nõmm ka olemas. Insalu pea vahele, jääb jätkuvalt veel Pärnule pall Villotalt, väga hea sööt tuleb, paneb uuesti, läheb latti see löök ja Pärnu teine oli praegult väga lähedal. Ja muidugi suurepärane sööt Villota poolt ja sealt sellises nurgas üsna asjalik löök ka. Allik on siin päris... Pedro, Tammik, mitme mehe vahelt vajutab ise peale, oi, ja mis ajalugu tahab Tammik siit teha. Tema asemel tuli number 10 Brent Lepistu, siit tuleb kohe Larsenilt esimene löök ka, Nõmm on seal kohe olemas ja Pedro palliga. Ja Nõmm siit laseb palli käte vahet läbi, Kiiri nüüd vajutab ja natuke näeb. Levadia tulemas, Sakiri vajutab kaugelt madalalt ja Nõmm on seal olemas ja jätkab Levadia, Roosnup. Tšau Pedro vajutab ja siit tuleb 1-1 ja Levadia saab oma tahtmise ja nüüd ilmselt lähevad teise järgi ka. Ja päris keeruline on saanud Levadia tänase päeva. Ei ole just väga lihtne sealt müürist läbi saada ja nagu ma ka varasemalt mainisin ja ütlesin, et lõpuks peab üks õnnestumine tulema, kui see ikkagi nii selgelt oled siin juba pikemat aega mänguliselt üle olnud. Esimene poolega oli Pärnu selgelt väga keskele tõmmanud küll ja vajutama hakanud küll, vajutab veel, tuleb madal löök. Minemist näidanud ja sugugi mitte lihtsate vastaste vastu, ja 80 minutit täis ka, aelapall tuleb siit, suunatakse seda, aga sealt kogenud mängumehed igatepidi õige tegutsemine, tuleb Turri poolt kasti, siit on Pahki nüüd palliga, kukub siit ja siit penaltit ei tule. Ja palju vaielda ei ole mõtet Levadia meestelt, kui siit peaks penalti tulema, siis Varr selgelt kontrollib selle üle ja ühtegi sellist olukorda Varr kontrollimata ei jäta. Aga vaatame, mis siin kordus näitab, Turr paneb selle palli kasti, siit liigub ja tead liiga palju ei oskagi nüüd selle olukorra peale öelda, igatahes tundub, et Varri kontroll juba käib, kontakt seal oli ja läheb ka vaatama ja me teame kõik, mis see tähendab loohakat jala ette, et siin üsna ebameeldivalt tundus, et see jalgteel endal väänus, aga ma arvan, et siit ikkagi antakse see penalt ära ja Vaahito pääseb siin 90. minutil ja nii ka on. Antakse penalt ära. Noh, selle jaoks, et pääseda on selge see, et siit tuleb veel, tuleb see sisse ka lüüa ja teisele poolele juurde. Nii, Otto on valmis. Vaatame, kuhu nurka vajutab ja selgelt sisse ja siin pole varianti ka. Ja Otto viib Levadia 91. minutil juhtima. Levadia praegu tundub, et pääseb, aga lisati 7 minutit juurde, ehk siis 6,5 minutit on vaja veel mängida. Aga ilmselt see on Levadiale praeguse hetkeks ikkagi meeletu kergendus, et siit see värav kätte saadi. Ja aga saame veel 6 minutit jalgpalli nautida, ilmselt vaprust niisama alla ei anna. Kaudselt siuke minutike mängu lõpuni jäänud on.
Otto tuleb ja vajutab ka ja Nõmmele saab Sepik pikendada, see on Valneri saak, ilmselt siit see mäng läbi saab ka ja nii on. Levadia pääseb 91. minuti penaltiga. Otto lahendas selle ära 10. minutil, läks Pärnu Vaprus seda kohtumist juhtima ja päris pikalt olid juhtohjad nende käes. Kivinaela ja Pärnu Vaprusele täna valus kaotus, iseenesest hoog on hea. Mis täna valesti läks, et täna niimoodi napilt välja ei tulnud? No ma ei tea, mis valesti läks. Ütleme nii, et me olime tegelikult päris tublid kaitses. Võitsime selle sama asja, mis Flora vastu, et kaitses kõva nii-öelda ja küll me mingi asja ära sutsime, täpselt nagu praegugi oli, et lõime tegelikult ära, suutsime kaitseasjad korda saada, aga kuidagi lõpus ikka mingi väsimuse pealt tulevad mingid otsused, mis on valed. Ja no Leva ikka surus ja lõpuks nad said nii-öelda selle 3 punkti. Kuidas siit edasi? Iseenesest midagi halvasti ei ole, et 3 väga rasket mängu lihtsalt kohe hooaja algusesse, et ikkagi 3 punkti saite sealt 9 kätte, et tubli tulemus tegelikult. Jaa, kui võtta nagu enne, et meil on 3 mängu tugevatega, et sealt keegi ütleb, et saame sealt 3 punkti, siis pigem ütleme, et võtame vastu selle, nii et täitsime oma nii-öelda selle miinimumeesmärgi ära. Täna oleks tahtnud natuke juurde saada, aga mis seal ikka, et tuleb teistest mängudest võtta need punktid ära. Mis need suuremad eesmärgid see aeg üldse on, et praegu on tegelikult tublisti läinud, et mis need on eesmärgid? No selles mõttes, et kindlasti olla tugev keskmik, ma ütleks see aasta, et selle pealt saab edasi ehitada järgnevatele aastatele. Et see eesmärgiks ongi siis tugev keskmik olla. Ehk siis kõikidele ennustajatele natukene tuhka pähe raputada? Ma ei tea, mis ennustused, ma ei ole kursis nende asjadega, ma ei kuula mingit podcasti ega midagi, nii et minu jaoks ei oma mingit tähtsust. Olgu, aga aitäh ja edu järgmistes mängudes. Rasmus Peets on Levadia kapten. Täna teist mängu järjest tegelikult tuli üsna napilt, et mille taha teil see jääb, et nii hilja peale jätate? Hea küsimus. Kõige olulisem, et tuli üldse ära taaskord, aga muidugi peame ikka tööd tegema, et need võidud ei tuleks nii raskelt. Aga suur aplaus jälle meeskonnale, et suutsime selle ära teha. Aga oskad mingid põhjused öelda, et miks sa arvad, et need lõpud üldse nii pingeliseks lähevad, et loomulikult emotsionaalselt on suurem laeng hiljem, aga siiski? Võib-olla natuke tundub, et on vaja äratuskella meile ja eks siin Pärnuga näiteks, kui nad ühe värava saavad, siis läheb veel raskemaks seal taga seda lahti muukida, et seda ruumi on raske leida, eriti siis, kui sa oled ühe endale taha lasknud, et siis on see keerulisem. Peame alustama sellest, et ei lase väravid endale. Iseenesest hooaja algusega ilmselt võib rahule jääda, et 3-3? Punktide poolest küll, aga mängu on vaja parandada, et me ei saa lasta nii palju väravaid, nagu me oleme lasknud. Olgu, aga aitäh, edu.